Tere taas, head saatekuulajad. Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudija on konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 28 võeti hästi vastu, samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui ka mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega, nii et tänased küsimused. Kas Euroopa Liit ikkagi ostab Venemaalt veeldatud maagaasi edasi? Kas mõnes Saksamaa liidumaal on päikesepaneelide paigaldamine majakatustele kohustuslik? Palun, Andres. Tervist, mõistust ja tarkust ikkagi. Ja proovime ära, kui eelmine saade hästi vastu võeti, küsiti ka küsimusi nende kõrval olevate piltide kohta, siis paar sõna võin öelda, vaadake, see on kolmainsuse pilt on ja kus on Dmitri Mendelejevi oma, me proovime seda alumist osa laiendada, see on mõistus, tarkus, mida meil ei ole praegu, see on Euroopa poolt, autakse ta ära, koolis ei pea käima ja teisel pool on Jaan Järviku ülemaailmne universum, kuidas seisab koos täielikult maakerad, päikesed, kuud ja Saturnid ja nii edasi ja nii edasi. Nii et lähme siis oma teemadega edasi, kui sellest on, saame siis asjadele ühele poole ja mis see küsimus meil oli, kas Euroopa Liit ikka ostab Venemaalt veeldatud gaasi, samal ajal ostab ju, näete, pealkiri ka ütleb, et Euroopa Liit impordib miljardite eest Venemaalt veeldatud maagaasi. See teisi gaasi ta ei saa võtta, torud, nad ise lasid õhku kellegiga koostöös või kes lasi. See ei ole meie, see on politsei ja muude selliste organite uurimismäära. Ja näete, ütleb, ilma odava Venemaalt tuleva tolujuhtme gaasita kasvab sõltuvust kallist veeldatud maagaasist. Venemaa LNG-ta näeksid asjad sünged välja. No, süngest asjadest ma ei räägiks midagi, ma arvan, et katastroofilised. Inimesed hakkavad külmuma ja toidud hakkavad raisku minema. Ja näete, 25. aasta, selle aasta esimesel poolel importis Euroopa Liit Venemaa veeldatud maagaasi 4,48 miljardi euro väärt. Ja see on lausa 29% rohkem kui eelmise aastal samal perioodil. Vaadake, 1/3. Ja mõelge, mis see põhjus võib olla. Põhjus on ikka lihtne, et eelmisest või üle-eelmisest aastast oli sinna mahutite tsisternide põhja ikka midagi jäänud vanast kraamist. Ametlikult on eesmärk gaas täielikult 2028. aastaks kaotada. Kuid näete, praktikas sõltuvus hoopis kasvab. Nii et võelge, pange nüüd asi kokku ja vaade on sinna tulevikku, et 28 oleme kõik kuival, aga prooviks osta ju 100 aastaks ette umbes või kuidas, aga tünne ei ole ju. Näete, siin igasuguseid nippe on ärimehed teevad, et kuidas rasked ajad üle elada, aga näete, siin on sedapidi. Loomulikult domineerib USA oma tarnetega jätkuvalt turgu. 13,7 miljardi euroga moodustab see suurima osa Euroopa veeldatud maagaasi import. USA energiaettevõtted teenivad märkimisväärset kasumit, samal ajal kui Brüsseli poliitikud varjavad seda sõltuvust. Samal ajal kui Venemaa, aga endiselt on oluline tegur olenemata sellest, kui sageli kõnedes vastupidist väidetakse. Näete siin, ütlevad Report 24 Saksa
ajakirjanikud ka, et ikka sõnad ja teod lähevad risti vastupidi. Nii nagu suusataja ka ütleb, et miks tal jama tuli, suusad läksid risti, kukkus. Venemaa sadamate tankerid jätkavad dokkimist Euroopa terminalides ja ka Turk Streami gaasijuhe töötab. Aga sanktsioonid kus? Näete, Türki läheb ka ja Türgi võib ka ju lugeda ära, türklane on ju väga pikka aega ootab järjekorda minna, saaks Euroopa Liidu liikmeks, aga millegipärast teda ei võeta. Aga ta saab oma töötajaid Saksamaale igale poole saata, nii et need töötavad, elavad seal, et siin on sellised huvitavad asjad. Nii, ja vaadake nüüd edasi. 24. aastal voolas peaaegu viiendik kogu Venemaalt imporditavast gaasist Euroopa Liitu. Näete, 25%, mida ta tootis, läks Euroopa Liitu. See ulatus umbes 15,6 miljardi euroni, mis on vaevalt vähem kui Ameerika Ühendriikide 19,1 miljardit eurot. Need ainult 4 miljardit eurot on vahe. Mõlemad panevad sõbralikult koos kasiinolauas. Tõde on see, et ilma Venemaa veeldatud maagaasita oleks Euroopa tööstus juba niigi ummikus. Ta läheb ummikusse kogu aeg, kui nad praegu ei pidurda. Valimised olid, proovivad seal. Ja paljud inimesed oleksid pidanud talved paksudes kampsonites veetma. No siin soovitab ka, nii et varuga endale kampsonid ka siia. Kuna me tahame sakslaste moodi olla, enam ei taha Põhjamaade, Rootsi, Soome, Norra moodi olla. Tahame sakslaste neid direktiive ja ettekirjutusi vastu võtta. Siin meil on nii paljusid asju tuleb, sest Brüssel ja Saksamaa on ligemal. Nad ei jõua seal Rootsiga õieti vestelda. Ja näete, sellest hoolimata jääb Ursula von Leyeni juhitud Euroopa Komisjon oma plaanile kindlaks. 28. aastaks ei sisene Euroopa Liitu mitte ükski kuupmeeter Vene gaasi. No vaadake, ja ütelda kõigepealt inimene on selline looduslik element kui ühik nagu mina, ma ei tea, kas ma homseni elan ja ma hakkan nüüd ütlema kellelegi ettekirjutusi tegema, tead 3 aasta pärast tuleb kommunism, see on ju mõttetu tegevus ja ma arvan, et see neiukene gynekoloog on samamoodi elav, et ei tea, millal midagi juhtub tervise ja muudega. Need niisugused asjad on imelikult panna ta võrdusmärgi alla, keegi üks inimene ütleb midagi, ma saan aru, ütleb mingi suur riik ja nii edasi. Reeglid karmistatakse samm-sammult, uued lepingud pärast 26. aastat on keelatud. Vaadake, 26. aastani on veel ka vaja elada. Me uurime ja puurime, vaatame neid World Nuclear Newsi lehekülge, kus on need tuumakütuste omad, seal kuidagi kõik nii kirjutavad üksteisega alla, patsutavad õla peale, kui te on vaatama mingi saate vahepeal tegema ka nendes, seal on nad nii sõbrad, nii nagu seal üleval kosmosejaamas, seal NASA rahvusvahelises kosmosejaamas, nad ei klobi seal üksteist, töötavad koos ja nii edasi ja nii edasi. 26. aasta keskel ja pikaajalised lepingud lõpevad hiljemalt 2028 aasta alguses. Näete, kuidas saab lõpetada ära. Näiteks leping on tehtud, kui on ärimees, olete, on tehtud näiteks 35-ndani, 10 aastane, 1900 või 20 aastaseni tehtud või tehakse 50 aastaks, näiteks venelane toome ära, on teinud hiinlastega 50 aastaks viinafarmerid ja Hiina need põllumehed võivad 50 aastat seal Amuuris idas tegutseda. Nad on lepingu eest, maksavad maamaksu, teevad seal kraami ja kuidas seda ära ajad, siis tekib kohe pahanduse komplekt, kui me lepingu enne tähtaega hakkad lõpetama. Ja sama on ju tööde, lepingute ja muu lepingute lõpetamine ikka kompensatsiooni, trahvid tulevad peale.
ja vaadake, siin ta ütleb, et lõpevad hiljemalt ära, aga noh, keegi ei ütle, kui palju seal on Shellil ja palju seal nendel suurtel nafta ja gaasifirmadel, kui pikaajalised lepingud neil on Venemaaga tehtud. ja võtame selle ühe lihtsa näite ka, millest suurt ei räägita, on see Hanikivi tuumajaam, mida ehitasid Venemaa ja Soome. praegult on ta laua all ja ta on, üks tahab 6 ja teine tahab 7 miljardit või mida nad tahavad seal, aga ta lihtsalt seisab, ta on pooleli jäetud. kumbki nagu ei kipu rahaga väga panema, lihtsalt aega ootavad ja aeg on konstantne. kui see trall ära lõpeb, siis ütleb, kuule, tõmbame need välja. puhkeaeg oli meil, hinge tõmbame aeg ja tehnika on läinud, vaatame need uuesti üle ja jätkame. siin on meil ju tehtud pikaajaline, kuni lõpuni tehtud leping ja läheb edasi. ei ole vaja teha, võib ka põlvkond vahelt olla kadunud, nii nagu meil oli see, mäletad, Molotov-Ribbentropi pakt, kõik rääkisid ja lõpuks tuli lahti ja palju seal siis valet oli või palju segadust oli, noh, saadi teada. ja näete, see on poliitilise enesepettuse akt punasega. see on eriti ilmne Saksamaa näites. Gazprom, Germania järeltulija Sefe, näete, sakslane on Gazpromi allettevõtte tütar või sugulane või pojapoeg või kuidas ta on firmana, sõltub endiselt pikaajalistest tarnelepingutest Venemaaga. kui impordikeel tegelikult jõustub, seiskaksid Sefe ja miljonid tarbijad, silmitsi tohutute probleemidega. näete, tal on pikaajaline leping, pikaajaliselt on ka inimestega tehtud lepingud, lasevad siis ära külmada või? mõelge ise, kas tuleb selline sadismus peale või ei tule? ma arvan, et ei tule, sellepärast mõistus on ikka, näete, see pilt, mis mul siin parema õla peal on, näitab, et on ikka, vaim peab olema paigus, vaim on mõistus ja küll see tuleb tagasi, kui ta vahepeal jõlkuma läinud. ja võin lihtsa näite tulla, kuhu vaim ka teinekord kaob. ma arvan, et te kõik olete vahetevahel viina võtnud natukene. Alguses olete nagu kained, siis võtte viina, lähete rõõmsaks ja lähete tantsima ja nii edasi, teete vahepeal rumalusi ja lollusi ka või? Näh, seda mõelge enda pealt, ma ei hakka teile ette ütlema, mida te peaksite tegema. Seda te teete ise. Nii, lähme siis edasi. Näete, Brüsseli eurokraadid kinnitavad, et varustuskindlus pole ohus. Saite aru? Meie eurokraadid ütlevad samuti, me saime sellest okupatsiooni elektrist lahti, nüüd okupatsiooni meil ei ole olemas ja seda ei tule kunagi ja voolu on sul igal päeval võtta ja hommikust õhtuni ja nii edasi, nii edasi. Ja vaadake, et varustuskindlus pole ohus. Neil on piisavalt partnereid. USA, Katar ja Norra. Samal ajal aga nokitsevad nad kaitseklausli kallal, et lubada hädaolukorras Vene gaasile erandid. Vaadake, erandid on alati olemas. Et on olemas 3 kanistrit, on võõra märgiga, aga 4. kanister on seal nurga taga ära, et sellel teha siis hädaolukorras käib ära. Ja selle kohta ma toon lihtsa näite, et te saaksite aru, mis meil praegu toimub, mida ei toimu. Mäletate, siin 10 või rohkem aastat tagasi oli selline protsess jooksis, oli Araabia kevad. Hakkas sealt Tuneesia poiss põletas ära ja pani sinna alla lõpu saudideni välja peale. Ja sai ka käia Tuneesias reisul ja siis oli huvitav sõit oli. Sõitsime paralleelteed. Ma ütlen, lähme sellel, see tee on parem. See ütles, see on juba Maroko riik. Ma ütlen, aga meiega, ei, teie olete turistid, teiega ma ei saa sõita sinna, siis teie jääte vahele. Aga meie omad sõidavad. Ma küsin, mis on, näe, üks läheb rattaga, toob Marokost toob bensiini läbipaistvatest kanistritest. Vaat see on nüüd hädaolukord Vene gaasile. Ja need bensiinijaamad võrridega, millega nad sõitsid kohalikud, olidki läbipaistvad 5-liitrised sellised
väga tuleohtlikud kanistrid üksteise otsas, nendel seal ei põle kuumas. Aga meil peavad olema igasugused ohutustehnika leegrid täidetud, vahtkussutid ja muud asjad seal kõrval. Nii et ma vaatasin, et on ikka asi paigas, seal võtad kanistrivõrri, mehel andis seal oma neid dinaare ära ja no vot sedasi inimesed elavad. Ja nendelt proovida nõuda veel 2 kraanikausi kasutamist, et te tapad ühes lamba ära, teises selle lehma. Ma ei tea, mis nad teiega peale hakkavad. Teisisõnu, isegi komisjoni sees ei usu nad tõsiselt, et suudavad oma plaani ellu viia ilma avarii maandumiseta. Nad tahavad näidata moraalset rangust, kuid hoiavad oma valikud avatuna. Näete, siin ütleb ilusti ära, et hädaolukord on alati, on uksed, Overtoni aken on alati natukene lahti, et kui vaja, siis saame minna. Ja lõpptulemuseks on vastuoluline pilt, näete. Ühelt poolt voolab Venemaale jätkuvalt miljardid eurosid, teiselt poolt aga müüakse avalikkusele otsustavat lahkumist. Näete, saame seda odavamalt kätte oma raha eest massimeedias. Noh, tehke järeldus. Ameeriklased ja teised veeldatud maagaasi tarnijad teenivad kena kasumit samal ajal kui Euroopa kodanikud. Te olete ka Euroopas või ei ole, mina olen küll võib-olla kaardi järgi geopoliitiliselt. Võib-olla on mingid meeled on mul sassis, räägivad mingid, ma ei tea, nendest meeltest midagi 5 tükki on ja ettevõtted kannavad kulusid. Peaasi, et Brüsseli eliit saaks esitleda moraalsete autoriteetidena. Palun, asi on ju lihtne, olete autoriteet või ei ole, nad esinevad. Aga tavaliselt vanasti oli, kui tulid bussi, siis noor inimene andis vanemale bussis istet, Türgis ma sõitsin, seal antakse samamoodi ja mõlemad olid autoriteedid, sellepärast vanule anti tema aastate pärast ja teine oli kultuurne inimene, noor neiu andis, kõik noogutasid, kõik tänasid, kõik olid paigas. Vot need on see moraalsed autoriteedid, aga siin näed, kui me ikka valetame, mida rohkem seda valet ja hüüdlauseid, propagandaid ja neid valimisplakatitel seda imelike seismis, propageerimist tuleb, siis me võiksime kõik rivistuda ühel päeval ja seisaksime käsi käes või kes kuskil. Meil on 1 miljon seisjat korraga, selline kaasseismine, aga mille eest ma ei oska teile öelda, sest ei ole nagu millegi eest seista, auvalvet teha. Nii, lähme siis edasi. Ja näete nüüd teine küsimus, mis siin oli. Kas on nüüd päikesekatuse nõue või kuidas see värk oli teil? Siin näed, kas mõnes Saksamaa liidumaal on ka päikesepaneelide paigaldamine maja katustele kohustuslik. Vaadake, nad on nii rangeks läinud. Ja niisugune kohustus on, et meil tuleb see ka varsti või kui me kiirustades kraanikausse ei hakka panema, siis saame selle väga kalli asja ka selga. Näete, päikesekatuse nõue, kallis ja kasutu kohustuslik kaunistus majale. Mõnes Saksamaa liidumaal on päikesepaneelide paigaldamine uute hoonete katustele kohustuslik. Roheline keskvalitsus on täielikult ignoreerinud Saksamaa elektrivõrgu tegelikku olukorda. Jällegi maksavad selle eest kodanikud. Näed, elektrivõrk on ju peened traadid, nagu ma olen ütlen, kui igalt majalt hakkab päikese ajal kõik see sirakas tulema, nad peaksid selle vastu võtma, aga kui lased tuppa, siis toajuhtmed, need põlevad ka läbi, nii et asi on ja väga raske. Saksamaa teeb taaskord planeeritud energia ülemineku osas endast lolli, mängib lolli. Majaomanikke sunnitakse paigaldama päikesepaneelidega katuseid, kuid elektrivõrgu operaatorid keelduvad neilt elektrit tarbimast. Ei taha osta sinna ühendada. Võrguoperaatorid nagu NFPN ja Firenets annavad igale uuele ühendule punase kaardi, sest neil pole lihtsalt võimsust. Nad ei suuda vastu võtta.
samal ajal kui elamu ehitajaid kiusatakse üha suureneva hulga eeskirjadega, mis suurendavad ehituskulusid, ei suuda poliitikud reaalsust tunnistada. Absurd on eriti ilmne Rotlingis. Firenets blokeerib uusi ühendusi, kuna võrk oli algselt projekteeritud tsentraliseeritud elektrijaama süsteemi jaoks. Kümned tuhanded väikesed päikesepaneelide süsteemid katustel koormavad liine üle. Võrgu laiendamise load võtavad aastaid, personali napib ja materjalid on samuti kallid defitsiidis. Need, kes vabatahtlikult nõustuvad loovutama maad kohalikele võrgujaamadele munitsipaalmaa puudumise tõttu, ootavad endiselt ühendust. Ajutise meetmena propageerib Firenets nullsisestamist. Et ehitate katusele valmis, aga juhtmeid külge ei ole vaja panna. Nii et te peate topelt arvutama katusse enda raskuse pluss siis päikesepaneelide raskuse ja kui tuleb ka mõnikord nii aastakümne tagant ka kõva lumekoorem sinna katusele peale. See peab ka teil olema sisse arvutatud või vajuvad esimesed poisid kokku, nii et mõelge ja kahtlege, nagu Descartes ütles, kui kahtled, siis mõtled ja kui mõtled, siis oled inimene või tehnokraat või kes sa oled või tahate teistpidi olla. Omanikel on lubatud elektrit ise kasutada või seda salvestada. Vot nüüd on kõik järsku tekkivad elektrikud. Vot see on väga raske Kohtla ära, sest kui koolis käisin, elekter oli kõige ohtlikum kütuseviis, sest sa ei näe teda, tal ei ole lõhna. Sa ei tunne teda, meeleelundid ei tunne ja kui puudutad, hakkad seda konstruktsiooni ise ehitama seal, siis arvesta, kui ise ei saa surma, siis 5-aastased lapsed või keegi saavad sealt ikka elektrilöögi ja saate matusekulusid hakata tegema. Ja näete, vot siin on ise võite kasutada ja seda salvestada, nii et ämbrisse panete selle lambi sinna või selle juhtme sinna seina ja siis tühja ämbri õõglambiga ja siis põleb seal ja siis saite selle elektri sealt kätte, eks ju. On ju nii? Kuid sellised konstruktsioonilised meetmed elektri salvestamine maksavad. Näete, siis tulevad õiged poisid, kes annavad teile õige ämbri või aku ja siis salvestate ja see aku ei võtagi sisse midagi, lihtsalt seisis seal tarbijana ja vaadake, kui see süsteem siin kõrval mul pildi peal on, vot siin ongi, üks on energia, teine on mass. Vot need on enermassina sees, et kuidas me seda salvestame, kuidas me seda tagasi saame. Vot see on niisugune teema. Ja kodanikud, näete, sealhulgas tavalised majaomanikud peavad pidevalt kandma poliitikute roheglobalistlikke ideed ja rahalist koormust. Nõue paigaldada igale uuele hoonele päikesepaneelid katusele ilma eelnevaid arvutusi tegemata elektrivõrgu võimsuse kohta piirneb amatöörlusega. Ja mitte ainult see, kogu võrgu laiendamise peavad kinni maksma tarbijad. See on praegune näide, illustreerib taas kord, kuidas Saksamaa on oma energia üleminekuga valel teel. Roheline plaanimajandus ilmselt ei toimi. Ometi pole poliitikud seni mingit taipu üles näidanud. Nii, tuleme suuremale pildile. Saate nüüd ise mõtiskleda, et millised arvutusi, milliseid lisakoormusi on vaja teha. Ja kui me tahame kogu aeg materjalide hinnapakkumisi kuidagi hästi madalaks ja väikseks ajada, siis me oleme varsti ainult hunnikute, risuhunnikute ümber, sellepärast milleks panna, me võime sinna katusele igasuguseid lollusi, tünne ja muud asju kõiki panna, mida vaja ei ole. Aga siin need paneme sisse, et see on ikka rohepööre, värvime rahu roheliseks või ongi korras. Nii. Aitäh sulle, Andres. Noh, mina siin mõtlesin jälle oma ette ja no see rohepööre
rohepöörde hullusega on ju selles osas, et tuleohutusnõuete siis rikkumine rohepöörde eesmärgil. Sisuliselt need paneelid, mis pannakse katusele, kustutamise korral on väga raskendatud see maja kustutamine. Ja teine asi on, et kui need nüüd salvestamine kuhugi keldrisse näiteks rajatakse, no need akud ja teemad. Me ju teame, et need akud, akurikke korral nad ju nii-öelda ise süttivad. Ehk siis sisuliselt pannakse nagu viitsütikuga pomm omale keldrisse ja iial sa ei tea, millal tal mingi rike on ja kui see läheb, siis läheb terve maja. Et noh, täielik absurd. Aga siinkohal lähme siis küsimustega edasi. Kas Mitsubishi loobub avamere tuuleparkide ehitamisest? Millised piirid ikkagi füüsika seab päikeseparkidele? Palun, Andres. Nii, jätkame siis. See on täielikult füüsika reeglite ja matemaatika ühendamine siin. Ja näete ise, järi tuleb ka sisse. Võtame slaidid lahti ja näeme, et suured firmad hakkavad juba nagu mõtteid mõlgutama, Mitsubishid ja suuremad. Nii, küsimus oli, kas on Mitsubishil ka mõtteid? Näete, pealkiri ütleb ka ilusti ära. Mitsubishi loobub avamere tuuleparkide plaanidest. Need Eesti tuuleparkide loojad ja tahtjad ja kes on, võite siit välja lugeda, et hinna küsimist sellele suurfirmale enam ei ole vaja teil siin saata, et tahate siin Ruhnu või Saaremaa või midagi täis panna, siis nemad ütlevad lihtsalt, ma ei tea, kuidas nad ütlevad, aga saadavad teid kuhugile või ei saada, see on omaette, näete. Ja näete, mis ütleb siin ära, kui palju ta kohe nüüd viskas minema. Mitsubishi on lõpetanud projekte elluviimise 3 Jaapani avamere tuuleenergia projektiga ei jätkata. Koroonaviiruse sulgemised, Ukraina kriis, kõrge inflatsioon, nõrk jeen ja tarneahela kaos on muutnud kogu plaani majanduslikult õudusuneja näoks. Isegi suurkorporatsioon tunnistab nüüd rohelise ideoloogia piire, kui see muutub kokku karmi reaalsusega. Mõelge nüüd natukene Eesti peale, kindlasti näete, kui palju neid akuplatse on kinni võetud ja palju on tuuleparke. Seda teises küsimuses näeme, arvutame koos, kas need on meile nii vajalikud või on nad lihtsalt, nagu öeldakse, muuseumi näidised alguses pärast, kui nad maha jäävad, võib-olla arheoloogid leiavad neid. Mitsubishi tõmbab nüüd oma avamere tuuleenergia ambitsioonidele hädapidurit. 3 Jaapani vetes asuvat projekti, mis olid ametlikult töös alates 2021. aasta detsembrist. Vaadake. Ja nüüd on 4 aastat. Lükatakse lõpuks kõrvale. Nad on tegevuses. Ja nüüd küsige endalt veel üks huvitav küsimus. Kas Rail Baltica ehitus lõpeb siis, kui Männiku karjääris liiv otsa saab või? Ja kas sinna ei ole vaja tõmmata mingit pidurit ja korraks natukene maha istuda? Näete, siin ütleb suurfirma ja ta üksinda ehitab, tal on otsustusvõimeline, aga meil on siin 3 Balti vabariiki, võib-olla nendega midagi on, aga kas seal ärimehi on ja kas seal tehnokraate on, kes mõtlevad ainult, kui antakse nuts, ehita sinna, jookse peaga vasta seda seina, saad 10, no on ka selliseid. Nii, see, mis algas visioonina, on reaalsuse ees maandunud kalliks illusiooniks. Inflatsioon, kõikuv jeen, tarneahela probleemid, tõusvad intressimäärad,
kõik see on nüüd õõnestanud Mitsubishi rohelise unistuse tuuma. Pärast kulude, ajakavade ja tulude hoolikat uurimist ehk arvestamist ei leitud ühtegi elujõulist plaani. Näete? Ja mõelge ka, kui siin on kohalikud omavalitsused või muud tulevad valimised, kas oleks vaja ka mõni arvutaja sisse võtta sinna suurte, mis siin on meil need suured ministeeriumid, kas ainult kohvimasinaid, kohvi juua või siis midagi kokku arvutada. Ja nõukaajal oli ka ja ütleme, kõik alati tulevad ju lolle käsku ja targad käsud tullakse. Ma toon ühe lihtsa näite ühest, nõukogude aja üks anekdoodikene oli, et see võib-olla paneb mõtlema. Ühesõnaga dispetšer helistab nendele vagunite vormistajatele suures depoos, kuule, see vagun on vaja viia 5. teele sinna, tänna. Noor poiss hakkab kohe minema, vanamehed mängivad kaarti edasi, kannatanud. Mõne hetke pärast tuleb kõne, vaadake poisid, te viisite selle vaguni sinna teele, see oleks vaja viia 3. teele. Poiss on jälle noor seal hakkamas tegevuses, et kohe viiks selle ruttu ära, see ütles, kannatame natuke veel. Ja siis dispetšer heitab, teate poisid, meil oli siin väike eksitus. See vagun, mis te viisite nüüd 3. teele, tuleb viia sinna samasse kohta, kus ta oli ennem. Ja siis mehed ütlevad, kanna nüüd dispetšerile ette, asi on tehtud. Ja vot selle püant või selle mõttepüant on see igasugust lollust, igasugust käsku. See võib olla tark käsk või rumal käsk, ei tohi aktiivselt, kiiresti täita. Las ta natukene seedib. Vaadake, kui sööte ka toidu ära, ega siis teil see kohe momendiga see toit ära ei seedi ja teie kempsu ei lähe. See võtab ikka aega, enne kui tuleb see häda, mis sunnib selle ära minema, välja viskama ja uutta. Te ei saa ju kogu aeg jutti süüa või kogu aeg jätti istuda. Vot aeg on see selline asi, millel on konstantne. Ta seedib vastava aja ja ka käsud tuleks seedida niimoodi ajus natukene, et kui on ja kui saategi riielda, et te jäite 3 päeva ära, aga selleks te jõudsite ju midagi vastu öelda, et kuule, meil oli kõht haige või midagi, mingi lollusega saab ju vastata. Ja loll jääb selle lollusega rahule. Nii. Ja vaadake, mis on maandunud ära. Pärast jõudmisplaani. Lähme nüüd edasi, näete. Ja see Jaapanis ütleb, näete, me ei räägime ainult, mis siin Ukrainas toimub meil kõrval, aga näete, räägiks Jaapanist. Jaapanis toimub ei ole üksik juhtum. Avamere tuuleenergia on kogu maailmas surve all. Valdkonna liider Ørsted, vot see, ma arvan, on siin käinud ka Eestis, see on Taani suur, kui lööte selle kodulehe küll ära, siis tema põhieesmärk ongi meretuulepark. On juba kuid hoiatanud üha karmima reaalsuse eest. Kasvavad kulud, geopoliitiline ebakindlus ja suurest toetustest sõltuvusest tulenev majanduslik reaalsus põhjustavad üha enamate selliste projektide ebaõnnestumist. USA sulges ookeanenergia haldamise büroo hiljuti projekti, vaadake, mis oli juba 80% valmis. Ma siin räägin ka sellest Rail Baltica projektist, kas ta on 80% valmis, ma arvan, et ta võib-olla poole peal on, et seda on nagu lihtsam seisma jätta. See on selge sõnum, isegi lääne piirkondades ei ole avamere tuuleenergia enam kindel edu. Ja mida ütleb Mitsubishi selle kohta? Praegustes tingimustes pole elujõuline äriplaan teostatav. Seisab ametlikus avalduses. See kaine reaalsus paljastab rohelise eufooria sellisena, mida see sageli on soovmõtlemisena esitatud.
Jaapan võib küll oma tehnoloogiliste saavutuste üle uhke olla, kuid lääne stiilis energia üleminek kallis ja ideoloogiliselt juhitud seisab nüüd ka tõusva päikesemaal silmitsi turu ja füüsika muutumata seadustega. Näete, ütleb ilusti ära, et ta kuulas eurololle või Euroopa ära. Nad on ise jaapanlased, nad on lühemad, nad on kogu aeg nagu oma peaga mõelnud. Nii, ja näete, läheme sellesama teemaga rahulikult edasi. Ütleb ka, et koroonaviiruse sulgemised on juba häirinud ülemaailmseid turge. Ukraina sõda on häirinud veelgi tarneahelaid, nii inflatsiooni, tõusvad intressimäärad avaldavad surved ettevõtetele, mis jongleerisid idealistlike investeerimisplaanidega ja lootsid valitsuse toetust. Mitsubishi juhtum annab olulise õppetunni. Ideoloogiline energiapoliitika seisab silmitsi karmi reaalsusega ja visioon on, et üksi ei too dividende. No ta ütleb ilusti ära, ega siis see suuga jahvatamine mitte midagi tegemine ikka kõhtu täis ei pane põllumehel. Õun ripub puu otsas, seda kätte ei viitsi võtta, ta jääb sinna rippuma, kukub maha, mädaneb ära ja teised putukad söövad ära, aga sina oma laiskusega jäid nälga. Ja see on järjekordne hoiatuslöök avamere tuuleenergiatööstusele. Projektid, mis kõlavad rohelise hiilgusena, on tegelikult haprad konstruktsioonid, mis sõltuvad valitsuse toetustest, globaalsetest tarneahelatest ja ühe ettearvamatust globaalse turureeglid. Kui isegi sellised hiiglased nagu Mitsubishi annavad alla, kes reaalsus lihtsalt keeldub nende soovmõtlemisega allumas, siis kuidas kavatsevad nullenergeetika fanaatikud oma düstroopilisi eesmärke edaspidi ellu viia. Et küsige enda käest, kuidas me viivad meie kohalikud eesmärke ellu, olgu ta tuule või patarei oma, kes neid hooldama hakkavad, kui neid ülekoormuste tippudel ei ole kuhugile panna ja nii edasi, nii edasi. Ja vaatame nüüd, see on nüüd palju on küsitud ka füüsikaga, saab kõige paremini ja matemaatikaga saame nüüd hakata võrdlema plusse ja miinuseid, nii nagu teeme ühe väikse kursuse töö teiega koos ära, kui selle saate teha, siis hinde panete endale ise, sest koolis ei tohi hindeid enam panna, see pidi alavääristama või hakkama koolipoisile kuidagi pahasti mõjuma, aga vaatame, mis siis toimub meil. Päikese energia tuleviku pooldajad müüvad inimestele muinasjutu päikese ammendamatust võimsusest. Justkui suudaks paar hektarit klaasi ja räni varustada energiaga tervet tööstusriiki. Klaasist ja ränist põhiliselt koosneb see päikesepatarei või päikesepaneel. Nii. Kuid füüsika ei tunne ideoloogiat. Näete, teda ei saa panna kuidagi religiooni ette, teda võib kasutada ära, aga looja on sättinud see loodusseadused ka küllaltki kõrgele kohale, kui vihma sajab, siis ei tasu ikka ilma vihmavarjuta olla, kui lund sajab, ei tasu paljalt käia ringi, nii et mõelge ja kui on, miks inimesed käivad Hispaanias, seal talle Eestis ei ole sellist head sooja ilma ja ta läheb siin. See on füüsika. Ja paljastab halastamatult oma piirangud. Päikeseenergia nõuab suuri alasid, on ebausaldusväärne ja oma olemuselt ebaefektiivne. Igaüks, kes tahab sellest teha tänapäevase ühiskonna alustala, võitleb reaalsuse vastu ehk füüsikaseaduste vastu paneme. Suure energiarevolutsiooni uskujad, näete, siin tuleb sisse, jutlustavad väsimatult päikese ammendamatust potentsiaalist. Päike on õige, ta on energiaallikas, kui vaatate neid kolme ainuisikut mul selle pildi pealt ülevalt, aine, energia ja vaim. Ja teisel pool on
teised sõnad. Nende sõnul võiks miljardid aastaid särav täht hõlpsasti varustada tööstusriiki elektriga, ainult loll võiks sellest kaheldada, kuid kahjuks pole füüsikaseadused kunagi kellelegi imet pakkunud. Energia võib teoreetiliselt olla lõpmatu, kuid oluline on see, kuidas see kasutatasse vormi muudetakse. Ja siin lõpeb muinasjutt varem, kui kliimaideoloogid sooviksid. Otsustavaks teguriks on energiatihedus. Vot siin ongi see enermass tuleb. Kui palju seda tihedust tuleb nüüd? Siin hakkab juba see teooria pihta, mis mul seina taga on. Tuuma ja fossiilkütustel töötavad elektrijaamad koondavad tohutult energiat ja pisikestele aladele. Päikesepatareid seevastu toimivad difusiooni põhimõttel, neid peab väga palju olema. Nii, arvutame nüüd lihtsalt ära, võtke pliiats või kalkulaator või kuidas te oskate, palju te koolis käinud olete, näete. Keskpäeval saab 1 ruutmeetri maapinda pilvitu taeva all umbes 1000 vatti. Jämedad numbrid on need. Need ei ole õiged, need on paljundatud. Päikese kiirust teoreetiliselt. Aga kui arvestada aastaaegu, ilma, pilvkatted, laiuskraadi ja päeva-öötsükleid. Näete, siin on imelikud asjad sees, aga kliimat ei ole sees või? Väike kliimameistrid ütlevad, nende asemel on ainult kliima. Aga siin on löödud ka aastaajad ja konstandid teised. Jääb alles vaid murdosa. Isegi optimaalsetest tingimustest toodavad päikesesüsteemid vaid paar vatti meetri kohta. Saite aru nüüd? Meil on vaja saada nagu 1000, aga teoreetiliselt pilves ilm on või on kehv ilm, näed, ainult paar vatti tuleb. Võrdluseks tuumaenergia toodab mitusada vatti meetri kohta. Kui me võtsime meetrid ja pindala, kui suur tuleb ehitada tuumajaam kui päikesejaam. Siin on nüüd sellised arvutused, paljud ütlevad, et niimoodi ei saa arvutada, saab küll, sest see on nagu selgem pilt pindala kohta, kas on üks katel, autol on ka üks mootor või on tal mitu mootorit. Näete, vot siin on. Ja kivisüsi ja gaas, vaadake siin, nagu ütleb ka sellise olukorra kohta, toodavad ka mitu korda rohkem kui tuumaenergia. Nii et tema korsten, kui tossab, on pinda vähem vaja. Ja näete, paljud numbrid ideoloogilise soovmõtlemise asemel. Ja paljud numbrid on selged, võite vaadata, kontrollida, näete, tuumaenergia toodab meetrile 228 kuni 760 vatti, need ta ei anna 1000 ka välja. Näed. Maagaas, need on sarnane, sellega läheb 185, 740, aga gaasiahju saad ju panna hooga ja nii edasi. Ja kivisüsi on 26 kuni 105 vatti meetri kohta. Ja nüüd on päikeseenergia, seevastu jääb 6 kuni 12 vatti meetri kohta vahemikku. Vaadake, ta on mitu korda, ta on sadades kordades vähem. Näete, 12 jagada 740 on päris suur plats tuleb võtta. Ja teisisõnu, näete, 1 kilovatti elektrienergia tootmiseks päikesevalgusest on vaja vähemalt 10 kuni 100 korda suuremat pinda kui tavalistel elektrijaamadel. Ja see on lihtsalt füüsika. Ja vaadake, nüüd ma ütlen kohe tuumajaamade poistele kasuliku või toetava sõna. Nemad võtavad väikse koha, aga kui nad tahaks suurt ehitades, tuleb terve Eesti katta nende päikesepaneelidega ja ongi tehtud. Nii. Ja reklaamitud sisu. Asjad lähevad veelgi absurdsemaks, kui rääkida võimsustegurist ehk tegeliku võimsuse kasutamise mõõdust. Samal ajal, kui tuumaelektrijaamad töötavad usaldusväärselt
90% ulatuses. Tavaliselt pannakse 100%, aga no 90 öeldakse vananemine ja gaasi ees on. Et 100 ja autoga te ka ei kihuta nii, et see 3000 pööret oleks see pöörete lugeja töötab. Teil on ikka seal väiksem kiirus peal, 90-ga sõidab rahulikult ja nii edasi, nii edasi. Ulatuvad gaasitöötavad elektrijaamad osaliselt seetõttu, et need lülitatakse sisse peamiselt tippkoormuse ajal edasi-tagasi ja ei tööta alati täisvõimsusel. Nende võimsustegur on, näete, 60% ajast töötab. Ja söökütel sama lugu, et neid aeg-ajalt tahetakse saada, töötavad 40%. Kui meil on, näete, need samad päikese- ja tuulejaamad, päikesepatareidega on siin jagatud, siis näete, neid noritakse, kui pannakse käima ja ei panta käima, börsiga juurde. Kuule, täna ilmajaam ütles meile, et täna on pilvine ilm, et kuule, ole sa valmis. Siis ma ütlen, ma olen valmis küll, täna maksad mulle sellise summa. Aga mis päike teeb, pilvi ei tule, aga summa maksad ikka. Ja summa võetakse sinu rahakotist, laks ära ja asi on paigas. Aga kui on tuumajaam, teda see ei huvita, on see päike või ei ole, ta vaatab, et nii palju on vaja seda elektrit, koormused on ära, inimestel jahutusseadmed, külmkapid töötavad, ahah, nii palju, anname sulle välja, traadid, kõik on vanad, kõik kannatavad ära, ei tule sealt valet ega midagi sisse. Ja need on sööküttel kui ka gaasiküttel süsteemide lood. Nii, läheme nüüd edasi. Määrame edasi või nutame edasi, kuidas meil on, näete, ütleb päikeseenergiaga, mis saab siis. Naljakad, 23%. Lihtsalt öeldes tähendab see, et sellised jaamad ei saa kasutada umbes 3/4 oma teoreetilisest maksimaalsest potentsiaalist. Näete, kui on see päikesepatarei, üks plaat on mingisugune 100 vatti, võtame jämedalt, aga ta aeg, ime, öö, pilved, siis ta maksimaalselt need 1/5 ainult annab välja. 23%, mitte 100 või 90. Ja siis peab neid ju hooldama samamoodi nagu neid tuumajaamasid ja nii edasi. Elekter voolab ainult siis, kui päike paistab. Näete, siis ta tuleb ikka. Igaüks, kes soovib seda tühimikku täita, peab ehitama seni veel vajalikes mõõtmetes salvestusrajatisi. Noh, pangad, akupangad või omama fossiilkütusel töötavaid elektrijaamu. Noh, Kiisal on gaasijaam ja see tuleb siis appi võib-olla, kui ta rikki ei lähe. Kui ta seisab ja käima ei lähe, mis siis saab? See on juhuelekter, aga kui ta kogu aeg käib ja surve on üleval, siis need töömehed on rahulikud. Kuule, nüüd see katel hakkab minema. Anna häired peale, vaata, tal on seal mingi rikke tulemas, võtame natukene maha, helistame teisele kõrvale, kuule, meil hakkab siin midagi, pragu on sees, häda käes. Aga kui jaam seisab teil ooterežiimis, vaja ta käima panna, talvel läheb ta alati, ei lähe. Kui te mõtlete loogiliselt. Aga kui teil on see loogika deliirium peal, ega siis ei tule seda mõtet õieti välja. Näed, ja siin ütleb töötaja, mis on valmis kohe pilvede ilmumise või öösaabudes tööl hakkama. Just seetõttu pole päikeseenergia buum fossiilkütuseid kogu maailmas peaaegu üldse välja tõrjunud, vaid pigem suurendanud üldist tarbimist. Ja näete, järgmine pealkiri, looduse reetmine. Me reedame loodust, aga mitte ei toeta teda. Lisaks sellele on hiiglaslik maakasutus. 1000 megavatise võimsusega päikesepark tarbib, vaadake numbrit nüüd, on vaja ehitada 20 kuni 40 ruutkilomeetrise platsi võtate ära, et saada see kätte. No mõtelge, kui lai on meil see Hiiumaa, kui lai on meil Saaremaa, äärest ääreni, nii, ja nii edasi, nii edasi.
ja sama võimsusega tuumaelektrijaam vajab sellist vaid murdosa, näete, 1,2 kuni 4 ruutkilomeetrit. No tal on jahutustornid, väiksed need basseinid ka kõrval seal. No vot, see võtabki ära, aed on ümber ja asi toimib ja annab teile kohe 1000 megavatti või 1200, nagu meil normis on vaja, see kogu aeg olnud meie see tarbimine, nüüd on muidugi väiksem. Nii et näete, ise reedame, tahame kõik põllumaad kinni katta vist. Aga ainukene asi, kartul tahab päikest ka, mitte ainult see paneel ja kartul seal all ei kasva. Ja kogu seda asja müüakse seejärel kliimakaitsena. Tegelikkuses on see aga ebaefektiivne sümboolne tegevus, mis tarbib ressursse, hävitab loodust ja ei suuda lõpuks pakkuda seda, mida inimkonnale lubati. Odavat, ohutut, usaldusväärset energiat. Päikesepatareid võivad olla kasulikud tööriistad eramajade katustel, isoleeritud elektrivõrkudes või lisaenergiaallikana. Olen seda teile rääkinud, väikse panete kas tuuliku põrisema seal kasvuhoonele enda jaoks või on mõni ka endal katusel, aga ta tuleb eraldi juhtmestikuga, kütab teil seal boilerit või sauna, kui teil vaja on ja te ei saa sellest aru. Ja muu, mis te panete, tuleb elektrivõrku sisse. See on kogu aeg olnud, aga nüüd ühendada ta riiklikult suurte süsteemi, see on natukene või palju lollus, mina ütlen niimoodi. Ehk deliirium on käes, loogika ja mõistus. Ja seda note vaimu ei ole kolmik selles ainsuses, kus on mateeria ehk eetermass ja see. Ja näete, kuid need ei sobi kõrgtehnoloogilise ühiskonna alustalaks ja see on reaalsus. Ja füüsikat ei saa lihtsalt üle kavaldada liidupäeva resolutsioonidega. No füüsika on ju kreeka keelest loodus, otse tõlges. See on vana, kes seda teab. Ja teha talle seal loodusele ettekirjutusi. Ma tahaks näha seda loodust isiklikult, kellele ütled, et kuule, täna olgu ilus ilm ja täna ära. Ei saa ütelda, sa võid teda ilmaga mõjutada, teha, aga ta otse nagu ei võta kuulda. Ja prooviks ta vangi panna kuulmatuse pärast ja et ta ei kuule sinna, see oleks ka huvitav teooria. Ega pühapäevaste kõnedega Brüsselis. Seni, kuni inimkond tugineb usaldusväärsele energia tootmisele, ei ole tal muud valikut, kui loota suure tihedusega, need teevad selle päikese tihedus, hea kättesaadavusega energiaallikatele, tuumaenergiale, gaasile, naftale, kivisööle. No need tulevad gaas, see tuleb ka sellest heeliumist maa sees, need täituvad. Kõik muu on kutse elektrikatkestustele. Nii et ootame poisid, võtke nüüd sisse, kui näete ilmateade läheb nüüd kõige suuremaks uudiseks, ma võin teile ette ütelda. Ära muidu vaatate suure massi uudised ära talvel, aga kui talvel see neiukene tuleb, ütleb täna seal Botnia lahes hakkavad tuuled keerutama, temperatuur läheb selliseks allapoole, siis arvestage, et te vildid otsite välja, kõrvamütsid, läki, et see kutsub elektrikatkestusele. All on ilusti need sakslaste poolt pakutud lause. Nii et kasutame ka ära, kuna me oleme sakslaste moodi, tahame olla. Nii, ja ongi siis meil asi ühel pool, et paneme suure pildiga asja kokku, sest füüsika sai ära tõestatud praegult, numbrid olid taga, kes sellest aru sai, kes oskab arvutada, kes tahab arvutada ja põllumehel praegult nagu jutuõigus siin ei ole, kui tal ikka ära võetakse. Ja teine, millest ma aru ei saa, on praegult ju nüüd on nagu pausile pandud, Eestis on vaja väga palju soid tekitada, aga sohu ei pane ju neid päikesepaneele, selle hooldamine on väga kehva, milleks need sohud on nüüd tehtud? No, see oli minu selline lollakas küsimus. Aitäh sulle, Andres.
no sind kuulates sain siin endale märkmeid samamoodi tehtud, et nüüd see esimese küsimuse juures, et kirjutasin siia, et kõik projektid, mis sõltuvad subsiidiumitest, on lõpuks hukule määratud. nii rohepööre kui ka põllumajandus, metsandus, näiteks PRIA toetuste tõttu. ehk siis kui nüüd tulla PRIA juurde, et näiteks põllumajandust on PRIA toetanud sama kaua, kui on Euroopa Liidus oldud siin. et ma ei kujuta ette, kui PRIA näiteks lõpetakski toetuste maksmise näiteks põllumajandusele ja metsandusele, siis kõik kukuks kokku. ja mina näengi seda sellega, et kui tahetaksegi järsult väike põllumajandus nipsust ära hävitada, siis võtagi toetused ära, kõik on läbi. et jah, siinkohal ongi siis meil ka saade otsas. aitäh, et kuulasite ja järgmise korrani. Nägemist. meil on Eestile plaan B.